aga tegelikult mida me tahtsime siis rääkida, on see, et Mario siin higistas kõvasti paar kuud ja tegi EVR-ile uue kodulehe. Ei, ahah. Ühesõnaga, et kes veel ei tea, siis mina näen päriselt välja siukene ja Mario näeb välja siukene. Prillidega. Täpselt siukene. Ja Mario on see prillidega. Mina olen see prillidega. Ja me tegelikult tahtsime näidata seda. Tegelikult meil oli hästi küsida, et kas te üldse nagu näete seda, et slaidid vahetuvad. Jaa, see on väga ilusti. Sest alternatiiv on ka see, et me paneme lihtsalt live veebilehe üles siia, kui Mariol on see üleval. Jaa, see on üleval. Siis võib juhtuda seda, et seda te ei näe, aga me võime proovida, sest see päris live leht on ikkagi parem ja ilusam. Nii, nüüd pean natuke toksima siin virtuaalselt seda aadressi sisse. Aga see käib kiiresti. Ja siis me kohe jõuame sinna. See pidi eriti halb olema näiteks Gear VR-i peal. See sünkimine. Ei, nüüd peaks tulema sama pilt, aga liikuva taustaga. Kas tuleb? Kas toimib? Jaa, täitsa toimib. Aeglaselt laeb. Kiiremat interneti vaja sul. Ei, näiteks mustaks. See esimene leht on siukene one-pager, kus on igast vahvat informatsiooni. Kujutage ette, et siin taustal logo taga käib ilus video. Eelmise meetupist. Ei, ja siis tuleb edasi, Mario võib siis rääkida, ma olen puldi klikker täna. Siis on edasi on siuke väike lühikirjeldus, mis community me oleme. Siis on väiksed numbrid, et palju meil memberid grupis on, palju meil meetup'e tehtud on ja näe, siin on üks esimene veebi meetup ka samamoodi. Miks ei ole VR meetup? See on hea tähelepanek, ma muudan ära selle. Aga jaa, põhimõtteliselt see oli see, mis sinna põhimõtteliselt on nagu web meetup. Siis on info järgmise meetupi kohta, kus siis hakkab ka tegelikult pärast olema, siis kui on ära olnud mingi meetup, siis kokkuvõtte eelmise meetupi kohta. See on nüüd vihje sellele, et me peame hakkama neid asju panema võimalikult vara paika, vähemalt 6 aja poolest, sest muidu on siin nagu 6 aega tühju, siis mingi nädal enne tuleb, nüüd tuleb üritus. Jah. Edasi. Siis on väike timeline või ajajoon. See ei ole küll praegu 100% täiuslik, seal ei ole kõiki neid sektsioone ei ole veel sisse pandud. Aga see on põhimõtteliselt, kus see EVR alguse sai ja mis me nagu teinud oleme ja kus me käinud oleme. Või sinna peaks igasugused siuksed landmarkid siis nagu kirja panna. Mitte kõik, mitte et ei panna, jah, highlightid, et kõik evente sinna kirja päris ei paneks, aga siis paneks nagu üht kui teist, mis olid siuksed põnevamad või asjalikumad asjad. Ja siis lõpus väike menüüdesse suunamine või teistele lehtedele. See on sama, mis oli enne, aga nüüd on võib-olla juures see arkaadide sektsioon ja mängude sektsioon, et saaks rohkem paremini asju filtreerida. Blogi jätkuvad surnud veel, aga varsti võib olla rohkem elus. Memberid, võib-olla siin on kõige toredam see filtreerimine seal üleval, et enam ei pea kõiki liikmeid läbi lugema, et aru saada, kes tegeleb 360 videoga, et teada, et see on Rein. Et see kohe välja filtreerida. Kõik inimesed tuleb kasti panna, selge. Jah. You can choose one. Siin on hetkel liiga palju arkaade, sest osad neist ei ole arkaadid, juba tegelikult
live versioonis on neid vähemaks võetud, et ainult need kohad, kus on võimalik füüsiliselt kohale minna, need on siis, mahuvad siia listi. Ja võib-olla selle eelis on see, et siin saab nagu kõrvuti valida, et mis on ühe eelis teise ees ja nii edasi. Ei tea. Siin on kõik need mängud, mis Eestis on tehtud. Jah, siia tuleb veel hakata juurde panema seda mänge, sissekandeid tegema. Team Fortress 2 on Eesti mäng või? Nii. Väga fancy firmade nimekiri. Jälle saab filtreerida. Ja muidugi sõnaraamat, mida kõik on oodanud, et kõik välismaalased saaks minna ja tagasi nagu tõlkida, et millest me räägime siin. See on nüüd uuendatud nende detsembri workshopi pealt ka, mida suvalised inimesed pakkusid vasteteks. Üks mu lemmik oli näiteks, et teleportimine võiks olla eesti keeles äkksiire. Firmade nimekiri oli ainult seal kuramuse mängustuudiotel, aga kas muud nagu VR-ettevõtted on ka kuskil? Tegelikult nad on kõik lähevad sinna selle Working with VR-i alla, lähevad kõik. Et nad on lingitud ka, ütleme niimoodi, et kui sul on siis member, kes sinna on välja toodud, siis tema küljes on see company link ja siis nagu tagurpidi ka samamoodi, et sa saad sealt company lingi pealt siis seda memberi lehele minna ja vaadata, uurida täpsemalt. Okei, super. See on siuke jubedalt cross-lingitud seal kõik, et kui sa teed uue mängu, kuhu sa paned alla kirjad, kes on see firma, kes selle mängu on teinud, siis saab panna sinna firma sisse, kes on need inimesed, ja need inimesed tekivad sinna memberite alla ja see on... Mina ka ei saa aru sellest, Maarja teab. Kes kõik on oma peal lingitud ja kui sa midagi kuhugi lisad, siis see lisab selle igale poole. Enam-vähem, jah. Okei. Sain vastuse. Kes see nüüd lisab sinna, Maarja? No mina ja Madis. Me oleme need gatekeeperid praegu siin, jah. Okei, check. Aga... Muidugi, kui on kuskil mingi info on valesti või midagi... Oleks väga tore ka. Et kui on mingi info, mis kuskil tundub, et on valesti, siis saab ära muuta või siis saab ka tegelikult kokku leppida, saab mingisugusele, saab ka mingi ligipääsu anda. Tahab andmeid sisestada. Sest ma tegelikult mõtlesin ka veel need headsetide kohta mingisuguse sükse info välja tuua ja see oleks rohkem nagu võib-olla siis, kuna me teeme ta hiljem ka kahekeelseks selle lehe, et siis oleks võib-olla sükest kodumaine koht, kus headsetide või üleüldiselt seadmete kohta lugeda. Ja me üritame hoida seda nii objektiivsena kui võimalik, et näiteks kui see arkaadide nurk seal ka on, et siis ma tahaks, et seal just oleks iga arkaadi kohta välja toodud kõik see kõige parem või nagu, mis on nende unikaalne feature, et siis saab kohe vaadata niimoodi hoobilt ja palun teistel ka üle vaadata, et see ei oleks kaldu mõne ettevõtte poole nimesi nimetamata. Et seda tuleb üksteist poliisida siis. Kas nüüd hakkame Cards Against Humanity't mängima või? Oh, hirm.